Shalom ja tere tulemast tagasi saatesse Israel, Aliin. Täna tulime Arava kõrbe, et otsida üles kadunud kuningas Saalomoni kindlus. Üks Iisraeli suurimaid arheoloogilisi ja piibellikke mõistatusi, mis peidab endas kuningas Saalomoni ehitiste hiilgust. Aga see on ka tõend ebajumala kummardamise kohta, mis Iisraeli tungis. Tutvume põhjalikult piibli Tamari linnaga. Nii et, kui olete valmis, siis alustame. Kuningas Saalomon oli üks suurimaid ehitajaid Iisraeli ajaloos. Tema kolossaalsed ehitised on kirjeldatud piiblis ja neid on leitud ka arheoloogilistel väljakaevamistel. Kuid oli üks suur saladus. Tema kõrbes kadunud kindlus. Ja Saalomon ehitas Gezeri uuesti üles. Ta ehitas alumise Beet-Haroni, Baalati ja Tadmori tolle maa kõrbes. Ja tõepoolest Beet-Haron ja Baalat on leitud arheoloogilistel väljakaevamistel, samuti Megiddo, Haassor, Jeruusalemma ehitised, kõik need on piiblis mainitud ja leitud. Aga mõistatus jäi. Kus asus Tadmor kõrbes? Tadmor, mida võidi nimetada ka Tamariks või Tamaraks. Aga me ei tohi segi ajada seda Tadmorit teise samanimelise linnaga. Teine Tadmor asus põhjas ja seda nimetatakse tänapäeval Palmiraks, mis asub praeguses Süürias. See paik, need varemed avastati uuesti juba 1902 aastal. See tähendab, et rohkem kui 100 aastat tagasi. Kuid siit läbi käinud eksperdid ja arheoloogid arvasid, et tegemist on Rooma kindlusega, nagu siin piirkonnas on veel mitmeid teisi. Kuid 50. aastatel saabus siia üks Iisraeli suurimaid arheolooge nimega Benjamin Mazar. Ja ta hakkas seda paika põhjalikult uurima ning avastas, et Rooma kihi all oli siin palju vanem kiht. Raudajastust, Salomoniajastust. Siis avastab ta, et see on piibellik Taamar, kuhu me nüüd koos siseneme. Tulge minuga, et avastada, miks Saalomon ehitab siia kindluse, mis esmapilgul võib tunduda olevat keset teiniskit. Aga see on strateegiline koht. Lähme! Vaadake, kui kindlustatud see koht on. Vaadake seda kolossaalset väravat. Need ehitised on pärit rauaajast. Küsimus on, miks otsustasid kuningas Saalomon ja temale järgnenud kuningad ehitada siia keset kõrbe kindluse? See koht ei ole juhuslik. Vastupidi. Siin asus Iisraeli kuningriigi ja edomiitide vaheline piir. Nad olid Iisraeli ajaloolised vaenlased. Vaenulikkus oli kestud juba patriarhide ajast. Kui me läheme tagasi piibli sugupuusse, siis Jaakobist sai Iisraeli rahva esiisa ja Eesavist edomiitide esiisa. Sellest ajast peale valitses nende vahel vaen, mis lõpuks muutus tõeliseks relvastatud konfliktiks. Piiblis on palju kirjakohti, mis räägivad nende kahe rahva vahelisest võitlusest ja vaenust. Ma toon siin ekraanile vaid mõned näited teile. See oli sajandeid kestnud konfliktide, lahingute ja sõdade aeg, kuni saabus kuningas Taaveti aeg. Ja kuningas Taavet suudab edomiidid võita
ning vallutab Edomi kuningriigi, muutes selle oma vasallriigiks. See olukord jätkus kuningas Saalomoni ajal. Seega, kui Saalomon selle kindluse ehitab, ei olnud Edom ja Juuda täpselt 2 territooriumi, mida piir oleks lahutanud. Aga siiski teadis Saalomon edomiitide ajalugu. Vihaväinu ja konfliktidäžalost. Nii et isegi kui nad olid tema vasallid, ehitab ta selle kindluse, et edomiite jälgida. Ja siin on veel üks majanduslik põhjus. Siin Tamari lähedal kulgesid suured kaubateed ja kes kontrollis kaubateid, kontrollis ka maksude kogumist ja see tõi Saalomonile suurt kasumit. Ja viimane põhjus, miks Tamar asub just siin, mitte lähedal asuvas kohas, on see, et siin on üks kogu Arava kõrbe suurimaid veeallikaid. Ja ilma veeta ei saanud see paik eksisteerida. Ja nüüd, kui me juba mõistame, miks see kindlus ehitati, lähme sisse ja tutvume sellega põhjalikult koos kõigi selle ajalooliste perioodidega. Kui me kõnnime, siis ma tahan, et te pööraksite tähelepanu nendele aladele, kus tundub, et maas on valged kotid. Need siin on aktiivsed arheoloogiliste kaevamiste alad. Seda seetõttu, et suurem osa Piibli Tamari linnast ei ole veel välja kaevatud. Praegu sel hetkel toimuvad kaevamised aasta-aastalt ning selle koha ajaloost paljastatakse palju rohkem. Aga sellest, mida me juba oleme leidnud, on meil tõesti üllatavaid leide, mis on seotud mitme Iisraeli kuningaga. Lähme! Selle koha arheoloogilised väljakaevamised on paljastanud midagi, mis meenutab kihilist kooki. Iga kiht on erinev ajalooline periood. Ülemine kiht, mida nad nimetavad esimeseks kihiks, on Rooma perioodi kiht. Näiteks see ülemine ala siin, kus asus Rooma tsistern. Aga kui me liigume kihthaaval allapoole, jõuame vanematesse perioodidesse nagu nabatealaste perioodid. Ja nabatealaste perioodi all on Izraellaste periood, Iisraeli kuningate aeg, kiht number 5. Ja viimane kiht, kõige alumine, kiht number 6, kuningas Saalomoni kiht. See on aeg, mis jääb 10. sajandisse e-Kristor. Me räägime 3000 aastast tagasi. Ja kiht number 6 on selles piirkonnas väga tugevalt esindatud. Niisiis, kõige alumine ala, mida siin näeme, ehitati kuningas Saalomoni ajal, et kaitsta piiri Edomiga. Kindlus oli oma hiilge ajal 90 korda 90 meetrit, mis on muljetavaldav suurus. Veelgi enam, kui mõtleme, et me oleme keset kõrbe. See on Arava kõrb ja seda mainitakse Piiblis mitu korda, aga siiski räägitakse sellest tänapäeval vähe. Aga see on ilus piirkond, täis Piibliga seotud paiku. Arava kõrb on vöönd, mis ulatub Surnumere lõunaosast kuni Punase mereni. Siin näeme arheoloogilisi jäänuseid erinevatest ajaloolistest perioodidest, kaasa arvatud kaasaegsetest aegadest.
sest siin näeme lihtsat hoonet, mis ehitati 1927 aastal. See tähendab peaaegu 100 aastat tagasi. Aga sellel on huvitav ajalugu, kui te vaatate siia Inglismaa lippu. See hoone ehitati ajal, kui kogu Iisrael oli Briti mandaadi all. Ja nad ehitasid siia politseijaoskonna, kaamelijaoskonna. Sõna otseses mõttes olid siin kaamelitel ratsutavad sõdurid. Ja jaoskond ehitati täpselt siia, et kaitsta kaubateid ja teel olevaid reisijaid. Sama põhjus, miks Salomon ehitas siia kindluse 3000 aastat tagasi, on sama põhjus, miks britid ehitasid siia 100 aastat tagasi selle politseijaoskonna. Ja seda kutsuti siis Ein Hatseva või Ein Hotsov. Ja see jaoskond on hea meeldetuletus Iisraeli uuemast ajaloost, kui aastatel 1917 kuni 1947 valitsesid seda piirkonda britid. Ja minu ainus probleem selle politseijaoskonnaga on see, et selle ehitamise ajal võtsid töötajad kive algsest kindlusest. Jah, nad võtsid tuhandeid aastaid vanu kive ja patsid need krohviga ning nii kustutasid nad osa selle koha algsest ajaloost. Tõesti, see on hämmastav, sest see koht ühendab Piibli ajaloo Iisraeli kaasaegse ajalooga. Ja vaadake, mis siin sees on. Aastal 1948, kui Iisrael kuulutas välja oma iseseisvuse, muudeti Tamar Iisraeli sõjaväebaasiks. Ja järgmistel aastatel ehitati see maa-alune osa, kus me praegu kõnnime. Ja see oli strateegiline punkt Iisraeli armeele, sest me asume Jordaania piiri ääres, mis oli Iisraeli suur vaenlane. Kuni rahulepinguteni, mis allkirjastati 90. aastatel. Vaadake seda! Sinna, kus Salomon, Iisraeli kuningas, ehitas oma sõjalise kindluse, et end edomiitide eest kaitsta, ehitab 3000 aastat hiljem Iisraeli armee sõjaväebaasi, et end jordaanlaste eest kaitsta. Aga tänapäeval valitseb Jordaaniaga rahu ja see sõjaväebaas ei ole enam kasutusel. Ja veel üks huvitav fakt piibelliku Tamari kohta on see, et Iisrael andis selle koha kristliku halduse alla. Aastal 1984 andis Iisraeli muististe ministeerium selle koha kristlikule MTÜ-le nimega Blossoming Rose, et nad saaksid selle eest hoolitseda. Ja nad teevad olulist tööd piibelliku ajaloo säilitamisel alates Tamari haldamisest kuni selle taastamise ja arheoloogiliste väljakaevamisteni. Ja nüüd pöördume tagasi meie piibliaegse arheoloogia juurde. Ja see, mis siit leiti, on üllatav. Just siin piirkonnas, kus ma praegu olen, asus tempel. Ja me näeme selles rekonstruktsioonis, milline see välja nägi piibliaegadel. Ja see oli paganlik tempel, edomiitide tempel. Jah, tempel, mis kuulus Iisraeli vaenlaste jumalatele. Arheoloogid leidsid siit 75 paganlikku kultuseset. Nende seas 7 kivist viiruki altari, 3 kujutist, 1 naine, kes kannab kaussi ja 12 sõdalastest. Leiti mitmeid aluseid, millele asetati kausse jumalatele ohvrite toomiseks. Leiti karikaid, viirukipõleteid. Leiti ka 2 väikest savist labidat.
Tõenäoliselt kasutati neid kuuma süsi segamiseks viirukiga. Leiti ka savist granaatõunu. Need olid tol ajal templites kasutatud sümbolid. Ka Jeruusalemma templis olid granaatõuna kujutised. Leiti ka kivist skulptuur, mida arvatakse olevat selles templis kummardatud paganliku jumala kuju. Ja mis need avastused sõna otseses mõttes kinnitas, oli üks pitser, sest selle templi kõrval leiti edomiitliku kirjaga kivipitser. Sellel on kujutatud 2 meest pikkades rüüdes, umbki ühelt poolt sarvedega altarit. Üks neist tõstab käe õnnistuse märgiks ja teine teeb ohverdamise žesti. Seega näitab see pitser meile, et tegemist oli edomiitide paganliku kummardamispaigaga. Aga kuidas on võimalik, et siin Juudas oli paganlik tempel? Ja veelgi enam, nagu me rääkisime, tempel, mis kuulus vaenlaste jumalatele. Ja vastus on, me ei ole kindlad. Mida me tõesti teame Piibli enda põhjal, on see, et sageli suutis ebajumala kummardamine Iisraeli imbuda. Nagu kuningas Saalomoni ajal, kui ta oli juba eakas ja abielus paljude võõramaalastega, sealhulgas edomiitidega. Need naised mõjutasid teda kummardama võõraid jumalaid. Ja seetõttu kummardas Saalomon oma elu viimastel aastatel Jeruusalemmas paganlikke jumalaid. Kui Saalomon vanemaks sai, meelitasid tema naised teda pöörduma teiste jumalate poole. Ja tema süda ei olnud enam täielikult pühendatud Issandale, oma jumalale, nagu oli tema isa Taaveti süda. Salomoni järgnes Astartele, siidonlaste jumalannale ja Milkomile, ammonlaste jäledusele. Nii tegi Saalomoni Issanda silmis kurja, ega püsinud Issanda järgimises, nagu oli teinud tema isa Taavet. Nii tegi ta kõigi oma võõramaalastest naistega, kes suitsutasid viirukit ja ohverdasid oma jumalatele. Ja üks kuningas Saalomoni järeltulijatest, nimega kuningas Amašjas, käis Saalomoni teedel. Sest teises ajaraamatus, peatükk 25, on kirjas, et Amašjas võitles ja võitis edomiidid. Ja pärast võitu tõi ta endaga kaasa nende jumalad ja suitsutas neile viirukit. See tähendab, et Amašjas saavutas sõjas võidu, kuid koges vaimset kaotust. See tempel on hilisem kui kuningas Saalomon ja kuningas Amašjas, kuid ta on osa sellest samast ebajumala kummardamise imbumise nähtusest Iisraelis, mida sageli edendasid just kuningad ise. Aga siin on veel üks asi, mis köitis arheoloogide tähelepanu ja šokeeris neid. Kui nad selle templi leidsid, oli see hävitatud, kuid seda oli tehtud tahtlikult. Mida see tähendab? See tähendab, et templit ei hävitatud sõja ega maavärina ajal koos ülejäänud linnaga. Ja tõepoolest, keegi tuli siia, hävitas ja rüvetas selle ebajumala kummardajate templi. Kuidas seda tehti? Üks inimene või inimeste grupp tuli siia ja eemaldas kõik altarid, kõik kujutised, mis siin olid. Nad kaevasid kaevu täpselt sinna, kus ma praegu seisan. Nad kaevasid siia suure kaevu ja viskasid kõik need kujutised siia sisse, purustades need kõik viimse kui ühe. Ja pärast seda panid nad suured kivid peale ja matsid kogu selle koha kinni. See tähendab, et seda ei tehtud juhuslikult, sõja või kaose ajal.
meelega tuldi siia, et lõpetada kõik, mida selles templis tehti. Ja seetõttu, kui arheoloogid siia saabusid ja kaevama hakkasid, leidsid nad arheoloogilise aarde. Kuna kõik esemed olid kaevu sees purustatud, leiti lõpuks kõik tükid üles ja kõik esemed sai uuesti kokku panna. Ja need on tänapäeval välja pandud Iisraeli muuseumis. Aga kes lõpetas selle koha ebajumala kummardamise ja millal? Vastus on piiblis endas. Piibel räägib meile, et kuningas Joosia, väga õiglane kuningas, otsustas teha usulise puhastuse Jeruusalemmas ja Juudas. Oma valitsemise 8. aastal, olles veel noor, hakkas Joosia otsima oma isa Taaveti Jumalat. Ja 12. aastal hakkas ta puhastama Juudat ja Jeruusalemma ohvri kõrgendikest, Ashera sammastest ning nikerdatud ja valatud kujutistest. Joosia tagandas preestrid, kelle Juuda kuningad olid valinud suitsutusohvri toomiseks Juuda linnade ohvri kõrgendikel ja Jeruusalemma ümbruses. Samuti need, kes suitsutasid ohvreid Baalile, päikesele, Huule, planeetidele ja kogu taeva väehulgale. Joosia tõi kõik preestrid Juuda linnadest ja rüvetas ohvri kõrgendikud, kus preestrid suitsutasid ohvreid Geebast kuni Beerseebani. Vaadake, me oleme just siin Juudas. Ja just nii lõpetas Joosia ebajumala kummardamise ka teistes paikades. Ja mitte ainult see, me teame, et Joosia usuline reform toimus aastal 621 enne Kristust. See tähendab 7. sajandil enne Kristust, täpselt samal sajandil, kui see tempel lõpetas oma tegevuse. Ja kõigi nende asjade tõttu pean ma Tamarit nii põnevaks paigaks, mida külastada. Sest me saame rääkida alates kuningas Saalomoni ajast, läbi Iisraeli ja Juuda kuningate kuni tänapäevani välja. Briti mandaadi ajal ja kuni tänapäevani siin Iisraeli riigis. Ma loodan, et teile meeldis tänane video. Kui teile meeldis, ärge unustage panna laiki ja kohtume järgmisel korral.